Nii, meil on nüüd selline olukord. Meil on üks kontroller, mida me kasutame, teist me hetkel ei kasuta, ja üks paneel. Meie eesmärk on see, et kui me paneeli lehel või nii-öelda ekraanil vajutame mingit nuppu, siis kontrolleris peaks midagi muutuma. Esimene asi, mida võiks teha, on see, et lähme siia kontrolleri programmi sisse, määrame siis, mis võiks nagu muutuda. Siin antud juhul need 3 asja jätame alles, sest meid otseselt need ei huvita. Teeme uue network'i, paneme siia mingisuguse sisendi, mida me hetkel ei ole kasutanud, ja mingisuguse väljundi, mida me hetkel ei ole vajutanud. Nüüd teoorias me tahame, see on see füüsiline nupp, mis on kontrolleri küljes, me tahame, et see kontrolleri nupp töötaks ja paneks tulukese tööle. Samas me tahame ka seda, et me saaks ekraani pealt vajutada ja see tuluke ka töötaks. Selleks kõige mõistlikum on see, et me paneme siia rööbiti veel ühe mingisuguse nupukese, mida me hakkame juhtima siis nii-öelda ekraanilt. Paneme talle nimetuseks M01. Selleks, et seda on kergem hetkel leida, siis paneme rename tag, paneme virtuaalne nupp memoriga. Siia nimetuse võite panna nii nagu tahate, see on lihtsalt pärast kergem leida. Nii, change ehk siis virtuaalne nupp võetakse ja tuluke töötab. Vahetame compile, vigu ei ole, kõik on okei. Nüüd lähme siia ekraani juurde ja siia me tahame lisada nupu 1. Ja me tahame ka näha, kui see väljund töötab. Ehk siis vajutame alguses selle väljundi peale, properties, määrame talle appearance, väljundi, leiame selle nii-öelda selles tag'ide table'is ülesse, antud juhul see oli Q04, siia võiks panna normaalse nimetuse. Nii, kui ta on 0, siis on ühte värvi, ja kui on 1, siis on teist värvi. Antud juhul me räägime ainult binaarist, et meil on kas 1 või 0. Nii, ja nüüd vaatame seda nuppu. Nüüd meil ei ole vaja animation'it, meil on vaja event'i. Ehk siis, kui me tahame, kui me vajutame, siis ta peaks settima midagi. Leiame ta üles äkki. Ehk siis Rails 1. Ja ta oli meil pandud virtuaalne nupp. Kui me seda ei vajuta, peaks resetima sama asja. Nii. Vahetame compile, vigu ei ole. Mõned vead on, aga need ei ole tähtsad. Siit igaks juhuks vaatame üle, kas meil on õigus üldse neid asju teha. Ehk siis jällegi meil on vaja absoluutset access'it ja uuendamiskiirus võiks ka olla natukene kiirem. Et siin nii-öelda katsetamise käigus ta võib olla 100 millisekundit, päriselus võib olla nii kiiret ei ole vaja. Nii, lähme HMI1 juurde, vajutame compile, kõik nagu töötab, siis kordame eelmist käsku. Lähme selle programmi juurde, compile on vajutatud, aga vajutame uuesti, vajutame simulation, ehk siis ta käivitaks simulatsiooni. Siit uuesti leiame üles selle simulaatori, laeme üles, käivitame meie kontrolleri, finish, ja siis esimene simulatsioon töötab, roheline tuluke töötab. Nüüd lähme paneeli juurde, käivitame teist simulatsiooni.
Ehk siis see oli meil eelmist tööst, et me näeme, et connection on olemas. Me vajutame nuppu, tulka töötab, laseme lahti, ei tööta. Töötab, ei tööta. Näiteks see nupp ei tööta ja see tuluk ei tööta, et connection'it ei ole, siis probleem on ühenduse arvatavasti. Kui on connection olemas kontrolleri ja paneeli vahel ja nupp ei tööta, siis teoorias võiks üle vaadata, kas tal on õigus üldse, paneelil on õigusi teha kontrolleris mingeid muudatusi, ehk siis tal on absolute access olemas. Kui see on korras, siis tasub üle vaadata nii-öelda tag'id, kas ikka nimetused on kõik õiged või valed. Ja kui see ka ei tööta, siis vaadata, kas on üldse ühendus loodud, ehk siis kontroller ja paneel omavahel sobivad.